Täna otsustasin teha täidetud mune ja mõned kiluvõileivad ja selle jaoks on mul siin vahendid olemas: majonees, vürtsikillu, munad tuleb ka pooleks lõigata ja kollased eraldi välja võtta. Aga 2 muna ma jätsin siiski ka võileibade jaoks. Ehkki täidetud muna jaoks läheb vähemasti 6 muna, aga mul on siin 4 muna. Ka võid on, midagi juustu võib-olla paneme ka juurde, vähemasti võileibade peale. Võid tuleb võtta 50 grammi. Või on praegu külmikust tulnud, sellepärast on ta natukene jahe. Või ja munakollased tuleb siis, või mitte, aga munakollased peaks sõelast läbi laskma, aga mul sõela ei ole. Seega kasutan näiteks kahvlit. Kes tahab seda peenemaks teha, munapudru või munakollast õigemini, see võib teha seda kas mikseriga või köögikombainiga, kuidas keegi tahab parasjagu. Ma ei tee ju seda mitte selle jaoks, et te kõik hakkaksite mind järgi tegema, vaid et te ise ka mõtleksite, mida teie ise tahate. Kilu ma ei pane mitte ainult nüüd võileiva peale, vaid panen ka täidetud muna sisse kõige põhja väikeseks üllatuseks. Ja nagu ma ütlesin, ma tahan ka juustu siia sisse riivida. Mul on Gouda juustu ja seda ma riivin siia sellise väiksema riiviga. Ka umbes 50 grammi või võib-olla, ma ei tea, enam-vähem niimoodi 50 kuni 100 grammi. Tordipritsi mul ei ole, muidu siis selle segu peaks panema tordipritsi sisse ja siis munad täitma. Mina täidan nad siis teistmoodi. Mõned retseptid ütlevad, et pange soola ka, aga ma ei näe küll sellel mõtet. Juust on soolane, majonees on soolane, või on ka enam-vähem natukene. Kilu, mis ma sinna üllatuseks panen, on ka soolane. Seega ma ei näe mingit mõtet soola veel lihtsalt juurde lisada. Sinepit ka soovitatakse panna, aga mul ei ole kahjuks praegu. Seega jääb sinepita. Mis ma sinepi asemele võiks panna? Ma ei tea, tiba sidrunit võib-olla sisse. Annaks veidi hapukat maitset ka juurde. Mõtlesin välja, et rivin sidrunikoort natukene sisse. Annab natukene mõrkemat maitset. Aga just parasjagu, et mitte väga palju. Umbes poole sidrunikoore. Ja sidrunit paneme mujale. Täitsa hea see sidrunikoor seal sees. Mõnus. See tuli hea, vähemasti see osa, mis ma juba maitsesin. Leibasid on mul siin lausa 2 tükki. Pealinna peenleib. Peab ju olema ka tähtpäev, mida tähistada, nagu Eesti Vabariigi aastapäev. Ja Tastino mustleib selline. Ja
Lisaks on mul siin, nagu näete, piparkoogi vormid. Piparkoogi vorme ma kasutangi nende leibade valmistamiseks. Lõikame sellest leivast välja just sellised piparkoogi vormikujulised lõigud. Kõik leiva, mis üle jääb, ehk siis ka need lõiked, mis me siit välja võtame ja mis üle jäävad sealt, need saab kasutada ju pärast leivasuppi tegemisel. Selline saigi siis meie tänane pidulaud. Ei midagi erilist, aga samas ikkagi oma tehtud.